tere! Mina olen Kellu ja mina olen siin vahepeal koogiga maiustanud. Ja nimelt see kook oli mõeldud Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamiseks pereringis. Ja see on ahjutort rabarberi kohupiima. Siukene vahva. Ja siukene nunnukas näeb ta välja. Ma kohe tutvustan teda. Ta on siukene keskelt kohupiimane, mõnusalt. Siis siukene mõnus magus rabarber. Mahlane on siin sees. Ja siis siukene natukene vanillisuhkrune vist ja siukene muretaigna kate vist on see. On nii küpselt tähendab. Võt, ja ta maitseb nii hästi. Ja põhjus, miks ma tema valisin pidustuseks, oli siis nagu see mõte, et võtaks mingeid asju külakostiks kaasa või paneks endale laua peale, mis ei ole nagu nii hullult tervisele, oleks nagu mõnus maiustada. Ja siin tõepoolest mingid hulle asju sees ei ole. Ainuke asi, mille pärast ma kahtlen, on siukene asi nagu kergitusaine kaaliumtartraat. Ma ei ole selle kohta midagi hullu leidnud, nagu ma leian, küll ma sellest siis video alla kommentaari teen. Siuke värk ja 100 grammi sööd ära, siis sa saad kui palju? 269 on üle 2,5 kilokalori. Ta on suhteliselt raske kook, aga kahjulik siukseid väga hulle lisaaineid siin ei ole. Nii et mul läks südamelt soojaks ja ostsin koogi. Ja esimene tükk sai siis ühe teise video jaoks tehtud ja siis see kook saab siin videos nagu ära proovitud. Kuna mina maitset juba tean, siis ma kohe saan kirjeldada seda teile. Et ta tõepoolest on siukene hästi pehme, mõnus, no võib-olla kaameras ei näe, aga see rabarber isegi läigib siin. Ta on hästi meeldib. Nii. Ja siis ma üritan seda lusika peale nüüd saada. Ta on hea. Mina, kes ma olen kohupiima sõber, mulle just meeldib, et see kohupiim on siin rabarberi ümber, ta on hästi pehme. Et kui sul ei ole eriti head kikud, siis ma arvan, et see sobib sulle. No vaata, kuidas ta läheb. Lihtsalt nii mõnus on süüa. Ja siin sees on süüed asjad nagu nisujahu, suhkur kanamonad, tärklis on ju, pesuse regulaator, siis on see kaaliumtartraat, söögisoda. Ja siis vanill ja kaneel siis lõhna ja maitseaineteks. Nii et hästi meeldiv siukene elukas. Ja teda sobib elukas kook. Ta sobib süüa külmast peast, see on hästi maitsev. Ja tootjad ütlevad, et ka soojast peast, et siin on õpetused 10-12 minutit hoia 200 kraadi juures. No ma ei kannatanud. Ja ma tegelikult ei viitsi seda praegu proovida, kas ta soojast peast on okei. Sest kui ta külmast peast on ka hea, siis miks nagu ühesõnaga ei viitsi praegu. Kui mul pärast tuleb tahtmine, siis ma panen kommentaari. Aga no ja siin võib jäätisega serveerida, on ju vahukoore vaniljekastmega, siukene tore. Niimoodi. Ja siis toitumisala on teave on ilusasti siin. Rasva natuke on. Külastunud rasvappeid võiks olla toitudes üldiselt üldkokkuvõttes vähem, sest kui neid on palju, siis nad ei ole südamele head, on ju. Aga suhkrut siin ka on ikka 30% niisugune kaloripomm ta on, aga muidu nagu meeldib kook. Täitsa lõpp, kui palju kooke ma läbi vaatasin Selveri poes. Alguses ma tahtsin valida vabariigi aastapäevaks nagu mingi top 3 kooki on ju. No ei tulnud, no lõhnaained, värvained, maitseained, mingi siuksed, milleks ma neid endale sisse söön. Aga võt see nagu täitsa klappis mu soovidega. Nii et siuke kook siis, aga maksab 5,99 Selveris. Siin kodukal teda ei olnud, aga Selverist võib seda leida koogiletist. Nii, ongi just rõllakrupsud on siin. Et aga paneme talle hinde ka. Esimene asi siis tootekategoorina tervislikkus. No, et mul on väga hea meel, et siin ei ole vastikuid aineid sees, aga ikkagi nagu kaloripomm ta on koogina. Nii et tasuks sellega olla siis nagu ettevaatlik, paneme
paneme 7 punkti. Nii. Üleüldises mõttes, toitude mõttes, kui sa mõtled, et mis on sulle tervislik toit ja mis ei ole, no siis paneme 6 punkti näiteks. Nii, siis hind 5,99, muud koogid siin vaatasime ka, et on nagu sarnases hinnas, no ma arvan, et see võib täitsa okei olla. Ongi hea, kui sul ei ole väga tervislikud asjad nagu nii odava hinnaga, et sa neid kogu aeg kipuksid ostma. Nii et ma arvan, et hind on 7 punkti. Maitse on sellel mõnus, nagu ma ütlesin, pehme, mahlane. Ma nüüd viimase ampsuga tundsin natuke söögisoodat, aga see võis ka olla nagu mingi taignajaama. Ja mulle meeldib see muretaigna, see pealispind ka siin on lahe. Et maitse eest saab 8 punkti. Nii, ja siis üleüldine väärtus. Kui sa lähed poodi koogi järgi, siis sa tead, et sa oled valmis natuke rasvasemat, natuke rammusemat kooki saama, et sa ei ole nagu mingi, ma ei tea, kana ja tatar on ju. Sa juba sead selle mõttega ennast poodi. Saad väga hea mõnusa koobima maitselise koogi, siin ei ole hulle asju sees. Rabarbar ei ole ära üle küpsetatud, on mõnusalt mahlane, vähemalt siis, kui sa oled koogi nagu alles lahti lõiganud. Ja peolauale väga kena panna, pluss näitan midagi toredat, mis mulle meeldis. Ma ei saa lahti. Pakend on muuseas taas suletav, nagu sa näed, on ju. Mulle meeldis selle juures see, et koogi, ära kuku. Koogi võtad siit välja, saad kohe lauale panna, see sobib ahju. Pakendi peal on niimoodi kirjas, et selle papiga saad seda ahju panna. Ja pärast see käib siit kuidagi ümbert ära, siis ta jääb siuke põhja peal selline, saab hästi serveerida. Niskene kook. Ainuke asi, mis mulle ei meeldi, mul pole korraliku tortillas lusikat labidat. Ja siis mulle see põhi nagu siis jäi kinni, aga see ei seganud väga palju. Siuke nunnu kook. Nii et üldine väärtus koogikraamil, no paneme 8 punkti. Nii. Ja nüüd arvutame kokku, mis ta sai. Seitse 7,2 punkti. Siukese koogikese eest ma arvan, et täitsa hea tulemus. Aga uued, põnevad, huvitavad, maitsvad asjad ja loodetavasti ka tervislikud on varsti jälle siin kanalil, nii et tere tulemast tagasi ja näeme pea. Tšau!